tulema vaatama seda reklaami ja et te peate meid sponsoreerima, muidu te muutume hästi kurvaks. Kuidas ma kinni panen? Paned seda sama nuppu. Tere! Ja tere tulemast meie suurepärasesse podcasti 10 aastat vahel. Nagu näete, siis Kadri ei ole Kadri tuli teise tuppa, et endale soeng normaalseks teha, sest et keegi tuustis ära selle. Ma teen siis mingi intrasi ära, et meie teemasse sisse juhatada. Tegelikult meil ei olegi mingit teemat, sest et me ei mõelnud väga sellele ja me tegime seda alles täna hommikul. Pluss täna kell on 8:02. Ma ei tea, kas te näete, aga kell on 8:02. Laupäeval, kell on 8:02 laupäeval. See on nagu skandaalne. Ma äratasin ta mingi kell 7 juba põhimõtteliselt üles, veits peale 7. Jep. Sest et meil oli vaja filmida, sest et täna on väga tegus päev meil. Jep. Tegelikult me tulimegi siia siis rääkima, et mis me oleme teinud, mis me teeme ja niisama jutustamine, sest et meil polnud mahti mõelda mingit teemat välja. Kärdu, see ei ole see, et meil ei olnud mahti mõelda mingit teemat välja, vaid see on see, et jaa, me teeme lihtsalt jäppame täna, et mis meil toimunud on, sest et me ei ole üksteist nii ammu näinud ja meil on nii palju rääkida oma vahel. Ja kusjuures Kärdu hommikul hakkas, ma ei tea, või nagu nüüd täpselt enne, kui me filmima hakkasime, Kärt rääkis mingeid asju ja siis meil oli nagu jumala põnev vestlus, aga siis ma olin nagu, oota, ei, me peame filmima seda. Jah, nii et Katrit on kuuldud, et ta pole hetkel näha. Millest ma tahtsingi meie taustast, nagu te näete, siis minu hinnangul on praegu parem taust, sest et meie oleme Tartus. Meie oleme siis praegu Tartus Kadri juures ja minu meelest see taust on palju ilusam. Mulle just meeldib see, mis meil kodus on. Ja mulle meeldib seal on see maal ja seal on see trepikäsipuu ja see on siuke nagu huvitavam. Praegu on lihtsalt valge. Seda küll. Aga nüüd järgmised paar episoodi tulevad selle taustaga vist. Või vähemalt järgmine episood tuleb selle taustaga. Sest et me oleme Tartus. Jep. Aga nii, mida ma rääkida võiksingi? Meil on siin Horrega kõrval, et ma kokkab vist midagi, ma ei tea. Horre teeb mannaputru endale praegu. Kuigi me lähme kohe brunchile, või 2 tunni pärast. Nii, mida mina siis teinud olen? Trennis käinud. Mul tulevad kohe nüüd juba järgmisel nädalal võistlused. Täpsemalt siis Eesti meistrivõistlused laste fitnessis vist. Minu meelest on. Ehk siis ma ka olen trennis käinud ja esmaspäeval pole midagi, teisipäeval on keiukunstistuuda, kolmapäeval pole midagi, neljapäeval reedel on trenn ja siis laupäeval pole midagi ja siis pühapäeval on veel üks trenn. Ja see on minu nädala graafik. Ma olen Minecrafti mänginud hästi palju. Ja suudan küll, ma võiksin tund aega ise jäpata siin. Kärt jäpab see. Horre võib tulla jäppama, kui ta soovib. Horre võib kestab piirnisi teha, kui sa soovid. Või siis sa võid ise jäpata. Ma võin ise vabalt jäpata. Võiksin terve episoodi kokku jäpata. Meil on Horre ka siin igatahes kõrval, mida ma juba ütlesin. Aga mul on siis trennis käinud, sest et järgmine nädal on juba võistlused. Ja täna on laupäev. Seda ma ka juba ütlesin. Ja Kadril tuli enne idee, et me võiksime horoskoopi lugeda. Jah, ehk siis Kadril on viimased 2
episoodi Maria Rannaveja podcastis kuulamata. Minul on kõik kuulatud. Aplaus mulle. Jep. Mis ma järgmine nädal teen? Ei, tegelikult ma võin enda tänasest päevast rääkida. Ja mul on ju täna nii palju asju teha ja homme pole peaaegu midagi. Tere, Kadri! Tšau, Kadri. Aga täna ma pole söönud seda. Ma pole ühtegi tükki võtnud. Või sa tagasi mulle tuua ühe tükki, aga ei tegelikult ma ei taha ühtegi tükki. Ja ma ei taha praegu šokolaadi. Emme tõi mulle Prantsusmaalt šokolaadi, aga Horra ju... Jaa! Emme eile ütles ja siis... Ma ütlesin Horrale, et see on siuke šokolaad, mida ei või süüa lihtsalt niisama, kui sa Fifat mängid, vaid seda peab nagu... Nüüd Horra sai 3 tükki järjest lihtsalt niisama ära. Igatahes, tänane päevagraafik on siis selline, et kell on praegu juba 8:09 ja oota, kui palju me filminud oleme? 8 minutit juba lihtsalt jääb ära. Kuule, see on päris hea. Igatahes kell on 8:09 ja siis meil on kell 10, me lähme. Kadri töötab siukeses restoranis nagu Sinimandria, kes võib meid alati Sinimandria, kes võib meid alati sponsoreerida. Ja siis... Ma tulin siia kätekreemiga. Aga ma verdita ei putit. Ja miks mul šokolaad siin nüüd on? Sinu kätekreem on äkki see seal. Jah, oota. Ma lähen peitan šokolaadi Horra eest ära. Igatahes, Kadri töötab siis restoranis ja meie lähme siis minu perega. Või Kadri on ka sellest perest. Aga emme ja isiga lähme siis sinna külla ja siis tulevad meie vanaema ja vanaisa ja meie sugulased ka. Mingi ports tuleb. Ühesõnaga, kui ma seda lauda kinni panin, siis see alguses oli niimoodi, et ma panin 4 laua vaata, et meie pere. Ja siis millalgi emme kirjutas mulle. 4. laud broneeringus on ju väga tavaline, väga okei. Ja siis ma panin sinna veel 4 inimest juurde, sest et emme ütles, et meie onu tahab oma lastega ka tulla. Nii et see oli veel 4 inimest juurde. Ja siis millalgi emme küsis, et kuule, kas Horre tuleb ka või? Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte. Ja siis Horre tuli ka ja siis oli 9 inimest, mis on juba üldse mitte nii väike laud. Ja siis emme kirjutas mulle veel mingi päev edasi, et kuule, oota vanema ja vanaisa ikka tulevad ka. Mis on mega äge. Ja nüüd meil on nagu siuke koos söömine, mis on väga nunnu. Aga lihtsalt sellest 4 normaalsest tavalisest lauast sai järsku mingi 11 monstrosity. Jep, igatahes me lähme sinna Blanchile sööma, mida Kadri lubab mulle igasugused saiakesi näidata. Jep, igatahes me lähme Blanchile ja ma juba väga ootan neid imelisi croissante. Ei, ma söön seda nii palju, kui ma tahan. Sest ma vajan neid croissante. Need ootavad mind, need hakkavad nutma, kui ma neid ei söö. Mis oota, kell on juba nii palju. Me saame mingi, ma ei tea, kui kaua siin veel juhtus. 15. Ei no ma otsuselt ei pea ka minema sinna. Oota, kuhu sa üldse lähed? Trepp-baar on 24 tundi avatud, sest et tudengipäevad. Ja siis kell 9 hommikul nad pakuvad hommikusööki krõbineid piimaga. Ja siis me mõtlesime ühe mu sõbrannaga, et me lähme sinna. Aga ma võin sinna mitte minna. Nagu eile õhtul kell 8 tehti lahti ja siis see on täna õhtul kella 8-ni.
ja siis kuna täna õhtul kell 8 tehtakse niikuinii lahti, siis see on nagu mingi, mis ta on öösel kella, ma ei tea, 3 või? aga kas te õhtul ei või sinna minna sööma või? Hommikusööki, mida nad pakuvad kell 9 hommikul. Ühesõnaga, jah, teeme ja vaatame, mis saab. Ma lähen teen teed juurde endale. 12 minutit. Ma ei tea, äkki kui me räägime veel 15 minutit ja hakkame Harlega, siis ikka, no vaatame jooksvalt, aga meil on see branš ja siis meil on põgenemistuba, mis on see mereteemaline, mida kusjuures mina kevadel millalgi, kui see toimus, siis mina tegin sinna kaunistusi, mereteemalisi kaunistusi ja käisin seal abiks. Ja siis see... Aga Kärt, see ei ole ju päris tavaline põgenemistuba. Või on või? See ei ole nagu samasugune. Miks ta eriline on? Sest et seal ei ole nagu... See tegelikult ei ole põgenemistuba. Tegelikult see on lihtsalt tuba. Aga kuna on tudengipäevad taaskord, siis me korraldame või tekitame sinna põgenemistuba. Ja samamoodi oli kevadel tudengipäevade raames põgenemistuba. Kus mina käisin, näitasin kaasa. Jah, Kärt tegi meile kalakese dekoratsioone. Ja nüüd, kuna ta täna tuleb osalema, siis ma väga loodan, et ta ei mäleta neid mõistatusi, mis ta eelmine aasta... Ma ei saanud eelminegi kord aru nendest. Väga hästi. Ei, ma mäletan, et sa pidid jooma Coca-Colat. Igatahes, et ma mäletan seda, et sa pidid seal Coca-Colat jooma ka. Ja siis see on hästi lahe. Aga muud ma ei mäleta. Jah. Ja nüüd me räägime igatahes... Kuidas ma ütlen seda? Igatahes me soovime tudengite päevadele head elu ja nad said nüüd toreda reklaami neile. Minge sinna. Ja Kaurile, Kauri väga tänan, sest et tema uhkes arvutis saab ma ilusti neid videoid siin monteerida, mis ei ole kõige paremini monteeritud, eriti heli osas, aga ma teen nii hästi, kui ma suudan ja viitsin. Mina ei suudaks ega viitsiks üldse need, Kärt on juba väga tubli. Kui keegi mõtleb, et need ägedad zoomid ja tekstid, siis Kärt teeb seda kõike üksinda. Kuigi Kaur on mind õpetanud ja siis ma teen nagu ise tema õpetuste jälgi. Ma jäin magama. Näha on, et on hommik. Tahaks sokke jalga panna tegelikult. Mina panin sokid jalga vahepeal. Ma panen sokid jalga, Katri, nüüd jutustasin. Mis ma jutustan? Ma võin jutustada sellest, kuidas ma selle panen? Ma võin jutustada siis, mis mina ka teinud olen vahepeal. Viimane episood oli raamatu episood, on ju. See tegelikult ei olnud viimane, tegelikult veits vahetasime neid ära, mis järjekorras need üles läksid. Aga mina olen olnud haige. Ja ma ei tea isegi, kas ma... haige ja haige rott ka. Mul on ka... Meil on... nimekiri toitudest, mis on odavad. Ja siis me teeme neid. Aga jah, haige in the sense of ma eelmine mingi kolmapäev. Mul hakkas kurk räigelt valutama. Aga kuna mul on neljapäeval füüsika, kus on niimoodi, et kui sa nagu saad aru, et see nädal, ehk siis mingi üleileve, jäin füüsikasse 5 minutit hiljaks. Ma üldiselt ei jää tundi hiljaks, aga ma üritasin autoga minna, aga see auto, mis me kasutame, see on vana. Ehk siis... Tõme kohad ära. Ehk siis mul ei õnnestunud autoga minna. Ma jäin 5 minutit tundi hiljaks ja ma juba ei saanud nagu järgmised pool tundi aru mitte midagi, mis nad seal teevad. Ja siis ma üritasin aru saada ja siis ma lihtsalt andsin alla. Aga ühesõnaga, ma olin haige ja siis kõigepealt mul kurk valutus ja siis mul oli peaaegu palavik. Ja siis ma ei saanud minna ühtele mälumängule, kuhu ma väga tahtsin minna. Sest et mul oli, see vist ei kvalifitseeru kui palavik, aga mul oli rõve olla ja ma olin väga palav.
ja siis ma nüüd olen nöhinud ja kohunud. Ühesõnaga mul on nohu ja köha. Mina jään. Aga ma ei saa nagu otseselt midagi teha ka. Juua teed rohkem. Ma joon mega palju teed. Kusjuures, ühesõnaga, ma ei saa midagi teha, sest et ma käin ülikoolis ja ma ei saa nagu puududa, sest et kohe, kui sa puudud, siis sa oled mingi 75 loengut tegelikult juba maas. Speaking of tee, ma olen mega palju teed joonud. Horra ei luba mul teed juurde osta, mis minu arust on nagu suht nõme. Aga nojah, siis. Aga ühesõnaga, kui keegi teebränd soovib meid sponsoreerida. Ma ei oleks üldse vahane. Mulle meeldib šokolaad. Kui keegi šokolaadibränd tahab sponsoreerida, siis sponsoreerida. Minule meeldiks see, et me oleksime stuudios ja meil on hea kvaliteediga kaamerad. Minule meeldiks see, kui keegi oleks nagu, oh my god, ei. Kärdule on vaja eraldi nagu backupikku, kes kogu aeg on ja hoiab su mikrofoni sinu eest. Ja siis isegi kui sa nagu liigutad oma pead, vaata, siis ta ikka hoiab seda mikrofoni sinu juures. Nii et kui keegi tahab meile mingi Minioni laenata episoodite filmimise ajaks, siis saaks hästi äge. Mina tahan igatahes seda, et te sponsoreeriksite meid. Ükskõik, kui te olete kuskil tööl, siis palun sponsoreerige. Mul on vaja seda. Tal tegelikult ei ole, meil on tegelikult kõik okei. Me on nagu, oh my god, Kärt, kas sa tead, meie sellel raamatu episoodil, minu arust sellel on mingi... Meil kõige esimesel episoodil on mingi 100 vaatamist. Aga minu arust ühel on veel sellel raamatu episoodil äkki oligi, oota, ma vaatan kohe. Oh my god, meie raamatu episoodil on, kuule, episood 1 on 103 ja siis see Horrega episood on 102 vaatamist ja meie Nohiku elu algus on 123 vaatamist. Ja 6 laiki ka teem. See on päris kuule, me oleme nii populaarsed. 9 laiki. Minu lemmik on see Horrega. Selle Tannil on ka ülilähe. Sellel on 12 ja esimesel on ka 12. Ja palun laikige meie videoid ja kommenteerige, sest et nagu selles suhtes, me ei tee seda sellepärast, me lihtsalt teeme, sest meile meeldib palju rääkida. Aga see on tore, kui keegi nagu kirjutab midagi. Mulle ei meeldi see, et 123 vaatamistega ainult 12 laiki. Parandage see ära. Ma tean, ma üritasin, Horra ütles, et viimasel videole ei ole kommentaarid sisse lülitatud. Ma üritasin vaadata, miks ma ei saanud aru sellest. Ma ei mõistnud. Ma võin üritada vaadata veel üle, kui ma seda episoodi üles panen. Et, aga jah. Igatahes. Nii palju vaatamisi. Ma pole tükk aega vaadanud, mis seal toimus. Samas Spotify'st võite ka alati käia vaatamas. Ja Spotify's saab kommenteerida. Spotify's on minu arust niimoodi, et sa saad kommenteerida ja siis ma pean need kommentaarid nagu üle vaatama ja siis avalikustama ise. Aga Spotify's on mingi 10 kuulamist igal episoodil. Kui me Tartusse tuli või, siis me kuulasid autost. Millist? Raamatu episoodi. See on nii naljakas, kuidas kõik kuulavad seda ja siis. Et see tegelikult on hästi äge, see on väga nonnu. Aga mina seal hetkel kuulasin ise enda muusikat. Ja ma tegelikult tahtsin ju rääkida. Saate aru, iga kord, kui me Kärduga kuhugi sõidame, siis tema on tagaistmel ja tal on klapid peas ja siis ta kuulab oma muusikat või oma Maria Rannavälja. Ja sa üritad talle öelda, et oh my god, näe, vaata roosa auto või vaata kits või mingi jänesed või mingi põder on tee peal ja siis põder kõnnib üle tee, siuke suur põder ja siis Kärt on lihtsalt mingi... Ja mitte midagi ei kuule. No ja. Üritad talt küsida, et mis ta süüa tahab, et kas ta tahab äkki McDonaldsisse minna. Okay, sellest küsimust ei ole mitte kunagi, sest et me ei käi McDonaldsis, aga üritad talt küsida midagi, aga ja siis ta lihtsalt ei vasta, sest et ta ei kuule, sest et tal mingi, ma isegi ei tea, keda Sam käib kõrvades niimoodi klappides.
ja mina tahtsin tegelikult rääkida, kas te olete juba kuulanud kõiki neid uusi lugusid, mis nüüd välja tulid? Mis uusi lugusid? Ma võin Sammi teile uusi lugusid või? loetada. Sammil tuleb kohe uus lugu. Ma ei tea millal, aga lähiajal tuleb selle Emma... Emily, Jay. Ja igatahes Emily J-ga tuleb uus Emily lugu. Jay on hästi naljakas, ta teeb naljakaid TikTok. Mul ei ole TikTok'i seega. Nagu peakski olema. Ma tean. Jah, igatahes Sammil tuleb kohe uus lugu, aga need, mis praegu väljas on. Liis Lemsalul ja Villem Trimmeril tuli välja uus lugu Kas tuled ka, mis on täiega hea. Ja mulle meeldib see. Ja siis tuli välja, minu lemmik on Alika Millavalt tuli välja uus lugu Kas K.A.S. Ja see on hästi hea lugu. Kõigil on mingi räige segadus, mida nad küsivad kogu aeg, et kas? Et see on minu lemmik vist. Selle algus on siuke, et kas on hea või ei ole hea. Ja siis see refrään on nii hea, ma armastan seda lugu, see on nii hea lugu. See on üks kõige paremaid lugusid maailmas. Mina ei ole seda kuulanud, minul ei ole õrna aimugi, millest Kärt räägib, aga ma millegipärast kahtlustan, et ma ei naudiks seda lugu nii palju kui Kärt. See on nagu teistsugune kui nagu tavaline poplugu. Igatahes ja siis sellel Ann Marlenil tuli välja Trügige must mööda lugu, mis on ka siuke, see ei ole mu lemmik, aga see on kindlasti nagu täitsa hea lugu. See on täitsa hea lugu. Ja. Ja siis Eurovisiooni võitjal sellel, kes on JJ, temal tuli välja 2 nädalat tagasi äkki või midagi siukest tuli välja uus lugu Back to Forgetting. See on ka nagu Kärt, kuule, sa räägid nii palju muusikast, aga kas sul nagu koolis ka käid üldse või? Sest ma praegu hakkasin mõtlema, et ma ei ole nii ammu muusikat kuulanud või ma olen kuulanud täpselt nii palju, kui ma jalutan kodust kuskile veits kaugemale, sest et kui ma jalutan kooli või raamatukokku, siis ma ei viitsi selle mingi 10 minuti jaoks kõrvaklappe pähe panna. Autoga, kui me sõidame, siis ma vahel ka kuulan. Aga ma hakkasin mõtlema, et miks ma ei ole muusikat kuulan, sest et ma ei ole midagi teinud, sest ma olen ainult õppinud. Tere tulemast ülikooli. Sa saad hästi palju õppida kogu aeg. Ja siis, kui sa arvad, et mul sai nüüd midagi tehtud, siis ei, sul on mingi 7 asja veel teha. Ja siis, mingi, mis ma tahtsin ka öelda? Kärt ei ole õppinud. Mina saan võib-olla siuke saada nagu Rakett Junior läheb meie koolist välja võistkond, aga ma olen suht kindel, et ma ei saa sinna saatesse, kuigi ma väga loodan, aga võimalik, et ma sinna ma ei ole isegi kuulnud, mis see on. Rakett Junior on nagu Rakett 69, aga nagu väikestele, minu vanustele. See on niimoodi, et 1/4, 1/5, 1/6 on üks võistkond ja siis nad lähevad sinna saatesse. Aga eelmisel hooajal oli mingi 130 midagi seda kooli osales, ainult mingi 6 tükki said sinna saatesse. Ehk siis jah. Kuigi ma vaatasin neid ülesandeid seal, mis seal pidid tegema, need olid suht lihtsad. Seda oli see mingi pane päikesesüsteemis need planeedid järjekorda ja nii edasi. Hoia oma mikrofoni, palun, normaalselt. Ma saan aru, sa võid teise käega vehkida, aga mitte selle käega. Kas sul on küüned lõigatud või värvitud või lokitud? Natuke. Sellel on, ja. Ma issand. Kuulge, Kärdu küüned on praegu pikemad kui minu küüned. Mis toimub? Ma peaksin neid lõikama millalgi, aga igatahes. Minu arust iga kord, kui ma Kärti näen, siis ta ütleb, et ma unustan kogu aeg lõigata või siis ma peaksin neid lõikama ja siis ma ei näe mitte kunagi seda, kui ta on lõiganud. Ta alati ütleb, et ta peaks lõikama, aga ta kunagi ei ole lõiganud. Ja siis see pole veel kõik, mitte ei lähe ainult Rakett Juniorisse, vaid tuleb järgmine nädal siis juba on siuke ettelugemisvõistlus, kus ma ka osalen õpetaja andis mind välja, ma lähen enda klassist.
see on jah sihuke ettelugemisvõistlust, kus ma loen Kunksmoori raamatust ühte 23 minutit. see on väga äge. Ja see toimub järgmine reede kell 11:00 kultuuri selles asjas, mingis kultuuri asjas. Kultuurikatlas? Ei. Talme kultuurimajas? Selles Laagri kultuurimajas. Midagi toimub. Horroäratus. tere. Igatahes me peaksime kohe otsad kokku tõmbama. Sest et peab veel ühte episoodi filmima. Me ei taha, see ei ole ASMR. Palun. No jah, ma ei tea, mis. Kärt, kas sa putru tahad? Ei taha. Aga kas see on hea? Aga ma tahan praegu kokku täis süüa. Okei, siis. Sa jätsid oma mikrofoni siia. Ja me peame otsad kokku tõmbama, sest et muidu ei jõua väga. Ehk siis ma loodan, et sellest podcastist tuli üldse midagi välja ja ma loodan, et see episood teeb tasa seda, kui Horraga episood oli, siis ma pärast vaatasin seda ja Kärt nägi nii kurb. Kärt nägi nii kiusatud ja nurgas välja. Ei, ma tegelikult olin täiesti nagu rõõmus, lihtsalt ma olin number 1, ma olin väsinud, sest et me filmisime seda mingi kell 8 õhtul. Ja siis number 2, see kaamera, appi kui tüütu mul selle kaameraga on teha, sest et see kogu aeg aku saab tühjaks, see mingi asi saab täis, see niimoodi, et sa ei saa rohkem maht saab mingi täis ja siis ma pärast ei suuda neid ära ka monteerida ja siis see läheb mingi tund aega ja siis pärast läheb välja. Ma reaalselt täiesti nagu läksin endast välja, kui ma seda üks päev monteerisin, sest et see ei mahtunud mul sinna drive'i ära, sest et mul on ainult see mingi 15 gigabatti seal sees ja siis see ei mahtunud siin ära, ma pidin mingi poolend asjadest kõik ära episood oli nagu suht haigelt suur ja see ei olnud, Kärt ütles, et jaa, see on nii pikk, aga see ei olnud nii palju pikem, see oli nagu mingi 10 minutit pikem kui teised. Ja see on nagu mingi 9 gigabaiti või seda asja. 9! Mul on 15 tükki. Ei, see Horraga episood oli nagu mingi 12,9. Ma üritasin seda Horre koolis alla laadida, sest et ma olin seal õppimas ja no see ei töötanud, sellepärast seda ei ole Spotify's ka üleval, sest et Spotify ei nautinud seda episoodi väga. See on nagu siis ma kustutasin selle oma arvutist ära, sest see oli lihtsalt liiga suur. See on nagu 12 gigabaiti. Mul on 15 kokku kasutada. 15 ja see oli 12. See on täiesti jube. Ja siis nüüd on palju paremini, sest et Dissi tuleb välja, et Dissi ei saa mulle osta juurde neid gigabaite, aga ta saab minuga neid nagu jagada. Ehk siis tema saab nagu endale juurde osta ja siis mul on nagu ka neid rohkem. Mis mul praegu, ma ei tea, kui palju mul praegu on alles ruumi. No ikka mitte kõige rohkem. Igatahes see on õudselt tüütu, kui mahukad need episoodid on. Ehk siis ja see on see, miks te peate neid kõiki laikima ja vaatama ja meid subscribe. Et Kärdul ei läheks motivatsioon ära. Ja siis sellega on naljakas veel see ka, et Kärt saadab need mulle on ju. Ja siis esiteks see laeb alla tund aega või okei, mitte nii palju, 40 minti. Minu nagu meil siin Tartus on ülikiire internet, sest et Elisa müügimehed said meid kätte ja siis me saime odavamalt kiirema internet ja siis ma olin nagu okei, fine. Üldse ei viitsid tegeleda sellega, aga mina kodus saan sellega tegeleda ja siis vahepeal ma saadan Kärdule tagasi, et sa pead seda ja seda ja seda asja veel muutma. Ma üldse ei taha seda teha, sest et ma tean, kui kaua tal need asjad alla ja üles laevad. Nagu vahepeal on mingid siuksed, ma ei saa seda nagu 40 minti laevad need alla põhimõtteliselt sinna drive'i. Ja siis üles siis või? Sinna nagu drive'i laevad sinna, siis laevad nagu drive'i niimoodi, et ma saan neid sinuga jagada. Siis ongi, et laeb üles vist. Ei, see on ikka faili allalaadimine. Allalaadimine on siis, kui sa drive'ist laed enda arvutisse. Ei, aga see näitab allalaadimine, ma valin allalaadimine ja siis see läheb sinna drive'i alla. Okei. Mina ei ole väga
tehnika inimene. ma pole ma usaldan Kärti siis. igatahes jah, need lähevad ülikaua üles ja alla ja see on väga Kärt, sa tead, et see on ainult 4 minutit kestnud või? ei, see vahepeal lõpetas, äkki veel läks nagu nii pikk, ma ei tea, igatahes see vahepeal lõpetas ära ja siis ma panin uuesti käima. Okay. Igatahes tõmbame otsad kokku, sest et meil on vaja veel teha episoode ja meil varsti läheb juba kiireks. Ehk siis aitäh, et seda episoodi vaatasite, ma loodan, et sellest sai mingi episood, ma loodan, et see oli põnevam niimoodi, et meil ei olnud mingit kindlat teemat. Ma loodan, et teile meeldib, on normaalne see taust ja see kõik siin. Ma loodan, et see valgus on hea. See valgus on tegelikult täitsa hea. Ma pidin ühte nuppu keerama ja see valgus läks hästi heaks. Jah, see taust on siin mitte kõige põnevam, aga ajab asja ehk ära. Igatahes, aitäh, et seda episoodi vaatasite, tähendab osa vaatasite ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!